Sisearhiliit pileõhtusliit samapärasas endise paberivabriku mahajäetud tehases, mida nad ise nimetasid tööstuskatedraaliks. Ja lisas, et sisearhitekt tahab rääkida ruumist ja ruumi muljest ning olla ise selle sees. Samuti pidi just seal ruumis valgusega õige sõnum eriti jõuliselt välja joonistuma. Meenutati 10 möödunud tööaastat ning tutvustati uue juhatuse uusi ideid, millest esimene suurem oligi pidulik galashow, kus tänavu esmakordselt valiti ülima asemel välja 6 erinevat aasta tegijat. Intervjuu juhatuse esimehega antud juhinna interiööris, seal põhjusel, et seminari ja peoruum tähtsa tööjutu ajamiseks televisiooni jaoks pisut pimedaks jäi. Aga just selline valgus käib kokku Sisearhitektide Liidu kujutelmaga tööstuskatedraalist, mida TV1 rikkuda ei tahtnud. Eesti Sisearhitektide Liit on Eesti sisearhitektuuri hoidja ja arendaja, ja loodame, et ka sümbol Eestis. Ja teistpidi meie liit ise läbi liidu liikmete on ühtlasi ka nagu vilistusklubi, sest et mujal kui Kunstiakadeemias, vana nimega siis Kunstiinstituut, seda haridust Eestis ei ole saanud. Et liit läbi oma liikmete on küllaltki terviklik ja üksteist väga hästi tundev seltskond. Ütleme, eriala inimesed, kes oma professioonist lugu peavad. Liidul on kindlasti olulised, me nimetame ise jutumärkides seda välispoliitikaks, aga just sellised küsimused, millise sõnumi me viime oma lõpptellijatele ehk kõikidele Eesti inimestele, millise sõnumiga me pöördume oma partnerite, siis ehitajad, materjalide maaletoojad, kõiksugused eritööde teostajad. Et siin on väga palju erinevaid suundi ja võib-olla kolmas oluline rida. Me oleme küllalt aktiivselt üritanud suhelda ka oma kolleegidega välismaalt ja 95. aastast oleme siis ka IFI liikmed, see on selline rahvusvaheline sisearhitektide katusorganisatsioon, kuhu muide omal ajal Eesti võeti vastu esimese postsotsialistliku riigina. Sisearhitektide liitu kuulub hetkel 150 liiget, ligi 500 sellel alal hariduse saanust. Paljud pidavad töötama muudel kunstiga seotud aladel, mida vastav haridus võimaldab, ning ka muudes riikides. Iga-aastased suuremad seminarid või kokkusaamised võimaldavad paremini kaardistada nii tegijaid kui tehtut. Kindlasti me tahaksime väärtustada selliseid olulise interjööri, mis meie kas rahvuskultuuri või ajaloo seisukohalt tähtsad on meie arvates. Kindlasti oleks õige, kui Sisearhitektide Liidul oleks võimalust võib-olla rohkem kaasa rääkida ka sellistes tulevikuvisioonides, mis puudutab meid kõike. On need koolid või mingid muud suured avalikud objektid, interjöörid. Ütleme nii, et olukord ei ole lootusetu, aga siin sellised reaalsed kontaktid või osalemine töökomisjonides, et ütleme täna on siin veel väga palju arendada. Tänavusi auhindu, nagu öeldud, jagati 6 kategoorias. Välja anti 3 interjööri, 2 eseme ja 1 kirjutise preemia. Ning saajad olid nii nooremad kui ka teada-tuntud tegijad omal alal. Ka need eelnevad 10 aastat on tõesti interjööripreemiad jagatud ja siis on ka sellest jäänud maha materjal. Tegelikult on jäänud fotomaterjal maha enamikest laekunud või konkursile esitatud töödest. Nüüd meie meelest see preemiakonkurss sellisel kujul ennast ammendas pisut, sest et kuidagi kurb oli kuulutada seda tõde, et sellealased ettevõtmised Eestis tipnevad ühe mingi konkreetse objektiga. Ja see nagu sättis mõnevõrra ülekohtusesse valgusesse teistel teemadel tehtud tööd. Näiteks on ju ilmselge, et suure eelarvega ühiskondlikud objektid lihtsalt sädelevad rohkem. Aga samas sellised meile kõigile olulised teemad nagu kodu, korter, aga võib-olla ka miks mitte töökeskkond, bürood, mis iganes. Ehk seetõttu me leidsime, et me tahaksime pigem välja joonistada sellised erinevad kategooriad ja siis sellised tublimad saavutused neis eraldi esile tõsta. Ja kindlasti me peame ka oluliseks selles uues konkursi reglemendis seda, et kas nüüd võrdselt, aga siiski sama oluliseks me peame nii tellija kui ka siis teostaja esile tõstmist, sest üks selline balanssis ja ütleme,
tasakaalus tulemus on ikkagi mitme poole koostöö. Ja see sõnum oleks kindlasti see, et hea tulemus sünnib läbi professionaalse kontakti ja ka, ütleme, ka läbi hea tellija. Traditsioonid on olulised ka žürii koostamisel, mis ei koosnenud sugugi vaid sisearhitektidest. Samuti olid žürii liikmete vahel ära jagatud kommentaarid ühe või teise kategooria autasustamisel. Uue reglemendi väljatöötamisel oli praegune juhatus väga tugevasti ametis ja seetõttu samast töömeeskonnast 3 liiget siis nii sattuski sinna. Siis Tiiu Truus, Meelis Press ja mina siin rääkijana. Siis meil on ammune tava, et me oleme ka naaber erialadelt ka asjatundjad inimesi ja nii ka siis üks arhitekt, disainer, Arsikov ja disainerina Asko Künnap. Tunduvalt laiem. Ja kunsti ja tuurikuna Hari ning tällä siis uue tavana me üritasime laiendada seda inimeste ja kaasarääkijate skaalat ja idee oli alati mõnelt loominguliselt erialalt siis kaasata üks žüriiliige ja sel aastal rikastas meie seltskonda tuntud muusikahärra Margus Kappel. Kas see saab meeldivaks traditsiooniks ka järgmistel aastatel? Ma arvan küll, jah, et kas on see kirjanik või jurist, ei oska öelda, et seda nagu otsustatakse alati siis uue konkursi väljakuulutamisel. Aga ma arvan, et see ennast õigustas, sest et ütleme sellist tõsimeelset ja ranka sügav künnitööd nagu ei tehtud, et see oli pigem ikkagi selliste huvitavate mõttekäikude ja küllalt sõbraliku koostöö tulemus, mida nüüd siis žürii järeldusena välja. Tänavused aasta parimad sisearhitektid tutvustavad ise oma ideid, kas viilihjens just need tööd pälvisid preemia. Alustades interjööridest sai ka esimese aasta parima ajaloolise rekonstrueeritud interjööri autasu Tallinna Reaalkool. Põhiline idee oli ikkagi selles, et see nagu suund oli restaureeriv ja säilitav suund. Et oleks vana taastatud ja võimalikult nagu säiliks nagu hõng. Sest maja ise on ju väga vana, valmis saanud 1883. aastal. Ja ta on üldse esimene koolimaja Tallinnas, mis on ehitatud spetsiaalselt kooliks. Ja selle tarvis korraldati arhitektuurikonkurss, mille võitis Moskva arhitekt Max Höppener ja valiti välja ju ta siis oli tolle aja kohta nagu sobiv koolimajaks kõige parema lahendusega. Ja muidugi see tuleb ka välja sellest, et ta tõesti on funktsionaalselt skeemilt ja oma plaanilahenduselt on hästi sobiv. Ja ega siin tegelikult nagu midagi muudetud ei olegi, väga palju, et juurde on ehitatud küll trepikojad, aga see on tingitud sellest, et kasutusele sai võetud 5. korrus. Kas midagi õnnestus eriti hästi? Siin oli selline kohe nagu kujunduse kavandamisel, et oleks nagu kavandatud eriprojektiga mööblit, mis oleks just ainult selle kooli jaoks. Et sellise tüüp ja standardse mööbliga nagu ei oleks seda asja nagu niimoodi ära lahendanud. Ja see õnnestus, et päris palju on selliseid, kus on täiesti individuaallahendusega mööblit. Ja samuti valgustid, et kuna see aula on siin selline ajalooline, väärikas ja ilusate lühtritega, siis tekkis ka mõte, et siin võiks nagu olla veel huvitavamaid lühtreid või valgusteid, mis võib-olla läheksid majaga kokku. Mulle hakkab meie intervjuuga kas see on ka algupärand? Jah, see on kooli vana kell. Me hindasime eeskätt kõige paremaks saavutuseks siin seda, et on osatud säilitada see ajalooline traditsioon ja tava. Üldse Eestis
kui palju on selliseid koole, kellel nii pikk ajalugu on, ei ole palju, kuid neilgi vähestel ei ole sugugi läinud nii hästi oma koduga. Ja arvame, et siin tõesti kolleeg Tiiu Lõhmuse tööd sisearhitektina on põhjust igati esile tõsta. Ja täpselt samuti ka, ma arvan, kooli personal, kes on siin, ma arvan, väga tugeva, nähtamatu töö, aga siiski tugeva töö ära teinud ja ka ehituskvaliteet, ma arvan, ei ole sugugi halb. Kõik aastategijad said auhinnaks Tamme kuubi, mille ajalugu on märksa pikem kui Sisearhitektide Liidu oma. Ja piduliste endi sõnul meenutab neile nende legendaarset õpetajat Väino Tamme. Järgmise Tamme kuubi saajad meelelahutusasutuse interjööri eest on Gert Sarv, Margus Tammik ja Tarvo H. Varres. Mul on hea meel teadustada, et selle preemia sai restoran Pegasus. Kambaga sai siin tegema hakatud ja istutud koos ja mõeldud, vaadatud vana asja ümber proovitud punuda ja Palju vana alles on jäänud? Võib-olla nagu seda mõtet on rohkem nagu alles, et seda sisu nagu väga palju ei ole. Et Kirjeldage mõtet. No, mõte on selline segu just nimelt sellest vanast meeleolust, aga tänapäeva kontekstis. Et ajad on muutunud, inimesed on muutunud, generatsioonid on muutunud ja üsna ruttu leidis see koht nagu uue klientuuri, üks tänapäevase noore, ütleme, enamasti 30-aastased inimesed seal kandis. Nii et ta on omaniks ja niši leidnud, nii et ma arvan, et ta töötab. Palju selle koha puhul see väline interjöör ja sisemine koos käivad? Väga tugevalt käivad. Tähendab, siin ongi tegelikult see rahulik ja niisugune minimalistlik lähenemine ongi sellepärast, et see peaks ka nagu selle mõtte rohkem välja viima, sa tõesti vaatad rohkem välja, mitte nagu seina või muid asju. Et see on just nagu väliinterjöör väga oluline. Millega ise seda tööd tehes, seda ruumi kujundades kõige rohkem rahule jäite? võib-olla vetsud. Miks? Seal nagu sai natuke vabamalt teha, et Sai lennata. jah, Seal oli nagu vabad käed praktiliselt ja see on nagu väga harva juhtum niisugust asja, ma arvan. et siin nagu restoranruumis on tihti hästi palju piiranguid, et mingeid asju ei saa teha ja mingid liikumisruumid ja sellised asjad, aga seal vetsus olid väga head ruumid ja ees juba. Nii et sinna sisse sai ainult lustida. Ma arvan, et siin mängis teatud rolli ka see Pegasuse legend siia asja juurde, siis see kompleksne lahendus, et kõik 3 korrust on käsile võetud ja ühtse stiiliga ära tehtud ja võib-olla niisugune minimalistlik niisugune, aga küllalt perfektne suhtumine sellesse asjasse ja selle miljöö ära tabamine, et ta on selline kerge ja õhuline läbipaistev ja mingisugune, mis mulle väga meeldib on, et see 5. skulptuur on sinna trepi otsa tagasi pandud ja et ta on õhuline ja see eest avanev ilus vaade ja see ka väärtustab kindlasti seda interjööri. Muidugi teised olid ka kandidaadid, olid väga, väga tõsised, klubi Spirit ja siis Delagardi kaubamajas Roberts Cafe, eks. Aga siin kuidagi oli nagu võib-olla just see eksklusiivsus teatud määral ja see miljöö ja detailides ka niisugune huvitavad lahendused. Kategooria kodu, eramu või korter on laiale avalikkusele ehk üks huvipakkuvamaid. Siinkohal aga kinnitavad kõik žüriiliikmed ühest suust, et võinuks olla rohkem kandideerijaid ja tegijad ise julgemad oma loomingut välja pakkuma. Ma hindan eriti seda, et on ka sellised kategooriad nagu korter, elamu, need on küll teatud intiimsusega kaetud ja paljud inimesed võib-olla ei taha eksponeerida oma korteri, neid on ju väga palju ja väga huvitavaid, me teame, kuigi sellel konkursil oli ainult
oli ainult 2 tööd, kahjuks žürii ei saa ise nagu ettepanekuid eriti teha, et ta peab lähtuma sellest nendest taotlustest, mis on esitatud žüriile, aga see on just väga hea, et ei saa võrrelda ikkagi ühte meelelahutusinterjööri elamuga või üksikobjektiga, tavaliselt ikkagi siis ütleme, mingisugune suurem ja totaalsem töö saavutab nagu ülekaalust, et ta on lihtsalt silmapaistvam ja võib-olla mahukam. Kõik suured maailma nimega arhitektid on teinud ka eramaju ja ka nende järgi väga paljusid nimesid tuntakse, need Rietveldid ja Corbusier'd ja Frank Lloyd Wright'id, need on sellised kultusmajad. Ja et võib-olla see kinnisvara kipub nagu käest kättega liikuma, et kui nüüd näidata seda arhitektuuri ja sisearhitektuuri nagu just selle parema poole pealt, et see võib olla üks ka kultuse asi, üks arhitektuur või üks sisearhitektuur või üks mingisugune disain üleüldse, et hakatakse ka sellele rohkem tähelepanu pöörama, need majad elavad ka kauem, et ei ole nii, et liigub maja käest kätte, tehakse nagu lammutatakse pool laiali ja Pärnus on ju need funkrajoonid, et mis on nagu vast kõrgemas hinnas kui sellised uusobjektid. Ja aasta tegijaik selles vallas valiti Tüüne Kristin ja Urmo Vaikla, teada-tuntud kunstnikud, kes said Tammekuubi oma kodu kujundamise eest. Oluline oli see, et igaüks saab oma toa. Kui me alustasime üldse maja ehitamist, maja muretsemist, see oli nagu lähtekoht. Ja kõik muu on keerelnud ümber selle funktsioonid, et need saaks paika õieti. Kas said õieti paika? Tundub küll, et sai, arvame, kuigi need muutuvad elu käigus. Kuidas on lood materjalidega? No minu jaoks on kodu selline koht, kus tuleb pintsak seljast maha heita ja ennast ikka nagu hästi lahedalt tunda. Nii et sellest lähtekohast peaks nagu ka materjalidesse suhtuma, et palja jalaga nii astuda ja samas et ilus oleks. Meile meeldivad looduslikud materjalid ja kui nimetada metalli, klaasi, kivi ja puitu looduslikuks, siis neid me oleme kasutanud. Ei mingit laminaati. Teil on hästi palju avatud ruumi, pole vahe seinu. Oli see taotluslik või oli see alguses kohe olemas? Projekt oli küll selline juba, nii et me oleme seda ruumi isegi nagu vähendanud natuke, seda avatust. Esimesel korrusel see kivimüür on tehtud just selleks, et rohkem tsoneerida ja esikut ja kööki eraldada. Aga üldiselt avatud ruum meeldib, meid ei ole häirinud see, et maja kostab läbi, ega ta nii väga ei kostagi ja saab ka üles rõdule minna, kui eraldatust tahta. Kas oli mingi detail või muu asi, millest kogu idee pihta hakkas, kõik alguse sai ja teised asjad tulid sinna ümber? Mul tuleb meelde lihtsalt see akende lugu, et akendest hakkab kõik peale, ehitaja küsib, et millised aknad, eks ole, et joonised on olemas, aga millise viimistlusega. Et siis sai mõeldud, et pole mõtet neid valgeks värvida ja oodata valge värvi maha koorumist, et tuli niisugune kirsikarva peits ja siis, kui juba need aknad on ees, esimesed avateited on ees, siis sellest johtuvalt pead sa vaatama, et see põrand nüüd läheks nagu nendega täpselt 10-sse ja nii see läheb vaikselt. Öelge, kas midagi teie esialgse ideega võrreldes jäi lõpptulemuse seisukohalt realiseerimata ka? Üldiselt on reegel niimoodi, et algul tuleb idee ja valmib projekt ja vahepeal on pikk maa, kus see projekt muutub põhjalikult, aga lõpptulemus on ikkagi see sama, mis alguses oli. Ja ma arvan, et see protsess kestis aasta ja selle ajaks said need asjad paika küll. Kuidas väline ja sisemine omavahel kokku peavad käima? Kui palju? Ideaalis võiksid käia küll. Tähendab, sisearhitekt peaks siiski lähtuma arhitektuurist. Mõnikord on see võimatu, aga ideaalis võiks kokku käia, võiks sobida kokku. No ma arvan, et siin meie kodus on väike kontrast selle välis- ja sisemuse vahel nagu heas mõttes, et väljast on küla hästi värviline. Põhivärvid on fassaadiplaatidel ära kasutatud, niisugune väike Mondriani maailm. Siis interjööris me ei ole seda enam tahtnud sisse tuua omakord, et on sellised ehedad puidud ja kirkam ja rahulikum ja hästi rahulik.
No see kodu nagu piltide pealt näha on täiesti perfektselt teostatud, väga hea maitsega, väga õige materjali valikuga tehtud sisekujundus. Loomulikult on tegemist ka Eesti tipp sisekujundajatega, nii et selles mõttes on see eriti hea näide, kuidas kaunilt on võimalik kujundada oma kodu. Aga ometigi saame me ju näitena võtta seda kodu eeskujuks vaatamata sellele, et tegu on tippdisainerite loominguga. Ma usun, et õiget värvivalikut, toredat mööblit, ühtset tervikut saab ju kujundada ka tavaline inimene nõu küsides. Mida peaks siis arvestama? No iga kodu on omaette nähtus ja iga perekond loob oma kodu oma äranägemiste järgi, kuigi loomulikult on eriti vajalik, mina leian, et on vajalik ikkagi professionaalide nõu küsida selleks, et oma mõtteid koondada ja õiged värvivalikud ja materjalivalikud sooritada. Sest professionaal nagu oskab neid asju näha ühtse tervikuna, mida inimene, kes ei ole selle eriala esindaja, üldjuhul ei näe. Ma arvan, et laiem avalikkus võib-olla pisut pelgab ka, et äkki on nõu küsimine kallis ja äkki selle tulemusena kõik need asjad, mis siis tuleb koju osta, on ka väga kallid. Milline on teie arvamus? Ma ei pea seda õigeks. Ma arvan, et ei pea alati küsima või tellima tervet sisekujunduse projekti. Alati on võimalik konsultatsioone küsida ja ma arvan, et inimesed pelgavad seda liialt kalliks. See tegelikkuses ei ole nii. See tulemus, mis saab, on märgatavalt parem ja see on igal juhul seda väärt ja teinekord hoiab ka märgatavalt palju raha kokku, et ehituse käigus ära hoida igasuguseid ehitusmuudatusi ja igal juhul see aitab oma mõtteid koondada. Selle maja puhul tahaksin ma nüüd veel seda öelda küll ka, et sisekujundajad on väga palju joonistanud ja disaininud oma mööblit sellesse majja ise ja kasutanud Eesti suurepäraste mööblitislerite tööd. Tulemus on igal juhul tervitatav ja majanduslikult on ka väga suur kokkuhoid sellel. Ei pea alati tellima kallihinnalisi välismaa mööbliesemeid. Et Eesti sisekujundajate tase on ka väga kõrge ja ka see meie mööblitegijate tase on, ütleme, teinekord isegi kõrgem kui välismaalt tellitud mööbli puhul. Ongi põhjust tutvustada eseme kategooriaid. Seeriatoote auhinna saab koolimööbel Columbus, mille autoriteks on Tairo Pärnamets ja Karolin Kõll. Kõik küsivad Eestis, mis on üldse seeriatoode. Seeriatoode Tuulemas on kindlasti selline, et ühes majanurgas seisab hunnik vineeri ja teises samas majanurgas seisab hunnik torusid ja siis pannakse elektriliin tööle ja otsast tuleb välja üks imeilus mööbel. Me nagu lähtusime sellest, et teeks hästi arhetüüpse asja, et võtaks kõige olemuslikumad ja lihtsamad motiivid. Ja selle jalaraami idee on tulnud joonestuslaua argialdadest, millele siis pandi lihtsalt lauaplaat peale ja ta oli selline lihtne ja mobiilne lahendus. Et siin on väga palju piiratud selliste normatiividega, mis on standardite järgi ette määratud, mingid kõrgused, laiused, sügavused, see on nagu lähtuvalt sellisest ergonoomikast, ja mida peab nagu kindlasti arvestama. Lisaks sellele on veel 6 erinevat kasugruppi, et kõike seda asja on modifitseeritud 6 erinevas mõõdus. Kas seda oli kerge või raske teha niisugust asja disaineri jaoks? Oli see huvitav töö? Oli küll, see oli nagu omaette selline väljakutse, et sellise väga piiratud võimalustega ja sellise metoodilise tööna, aga see
see idee, mis sealt lõpuks selle tagant välja peab tulema, peab selle võrra tugevam ja selgem olema. Kui on vabad käed, siis on asja palju lihtsam teha, aga võib-olla see idee kaob kuskil iluasjade taha ära. Tegelikult on teid autoreid selle töö juures 2. Teine viib kahjuks meie intervjuu tegemise hetkel veel Norras. Kuidas te omavahelist tööd jagasite? Kes mida tegi? Me jagasime asjad enam pooleks ja igaüks tegi oma rida, natuke üksteist konsulteerisime ja nagu suurt vahele ei seganudki. Mingi üldise nägemuse kontseptsiooni leppisime kokku ja mina tegin lauad, toolid, Karolin tegi kapid ja muud asjad. Ja. Kas tooliga kõikuda saab või? Saab ikka, jah. Põrandaga ja tooliga midagi ei juhtu? Ei, selleks on igasugused turvameetmed kasutatud. Siin vastavad jalaotsikuid ja võib proovida. Ka lapsed peavad harjuma nagu siukse korraliku tippdisainiga ja kaasaegse disainiga. Mina mäletan oma koolipinki, mis oli 200-kilone ja kus pink ja laud olid omavahel kokku istutatud ja väiksed juntsid ei ulatanud lauani ja suured juntsid olid kõhtupidi vasta lauda. Täna on see toode on 15-20 aastaga nii palju arenenud ja läinud nii kergeks, saledaks, sa saad mööblit ümber tõsta vastavalt tujule, vajadusele ja ta kannab rohkem otstarbeid kui see 20 aasta tagune. Ja ega Eesti turg on selle koolimööbli pealt üsna tühi, ühes mõttes nagu hea äriplaan, teises mõttes jälle nagu ei ole see ilmselt objekt, mille pealt nagu palju raha teenida, nii et ühtepidi aated, teistpidi hea disain. Ühtegi miinusmärki polegi või? Suurepärane. Mida sa eriti esile tooksid? See vineer on nagu väga kaasaegne materjal ja selle niisugune lõikamine, ütleme, sellist tangensiaalne lõige tekib sisse, et tulevad need kihid välja. See on ühtepidi nagu disainerile niisugune silmarõõm. Ja see vineer on alati nagu kestev materjal, et võtad nagu lihvid nagu serva üle, tuleb järgmine kiht välja, et koolis ilmselt ei saagi lubada neid mingid spoonitud asju, kus tuleb serv lahti ja alt narmendab selline. See on meil kõigil nagu silmas, kus olid värvitud koolipingid. Siin neid vahvad disainifigureid on niisugused mingid vedrud ja niisugused leiutised, ta ei ole kuidagi nagu formaalne, vaid on niisugune väike dialoog nagu. Ja samas lapselikult nupukas või? Lapselikult nupukas. Kõikvõimalikud erineva suurusega mahutid, riidekapid, et õpikud saavad luku taha. Unikaaleseme preemia Riigikogu esimehe puhkeruumi mööbli eest sai sisearhitektuuri Grand Old Lady Leila Pärtelpoeg, kes intervjuu käigus imestab korduvalt, et miks just tema ning palub tagasihoidlikult end televiisoris mitte näidata. Me austame vanaproua soovi ning näitame jutu katteks tema loomingut, mille saamislugu on ruumi ajaloost lähtudes väga huvitav ja autori poolt põhjalikult läbimõeldud. Veel rõhutab Leila Pärtelpoeg, et tema mööblit kaunistab Peeter Kuutmaa suurepärane vaip. Kuna on tegemist 18. sajandi lossiga, Johann Schultziga ja tema peegelseinaga, siis tekkis minul kindel idee, et siin võiks olla kaasaegselt käsitletud Eesti klassitsistlik mööbel ja nende esemete eeskujuks olengi võtnud Eesti originaalmööbli, kuid käsitlenud viimistlust kaasaegselt. See on kasutanud mitte poleeritud mahagoni, vaid kasutanud kaske, peitsinud teda nagu natuke heledaks, nii nagu praegu moes on, kuid samas kasutanud ka intarsia tehnikat ja jälginud kõiki stiilitunnuseid nii jalgade kui käetugede juures. Seda mööblit täiendab veel üks tool, mis pärineb Rägavere Valgest saalist, milline oli ka Johann Schultzi poolt tehtud imeilus stukksaal. Puhketuba peab sisaldama ühte istet, see on pikk sohva settee, millele mahub 5 inimest istuma, kuid millele võib ka pikale visata. Väike töölaud, silinderbüroo klassitsistlikus stiilis on
on võimalus siin töötada või sahtlitesse midagi tarvilikku ära panna. Ruumi oli vaja ka kappi, kus hoida frakki või peokleiti ja ei saanud siia, mõeldamatu oli siia teha 2 uksega riietekappi, seetõttu ma valisin niisuguse vahiputka variandi, 2 eraldi kappi, mis on madala sügavusega ja mis võivad sisaldada eraldi frakki ja eraldi õhtukleiti. Ja need on lahendatud niisuguses vahiputka stiilis, natuke vildakate seintega. Kuidas ise tulemusega rahule jäite võrreldes, ütleme siis esialgset ideed ja lõpptulemust? No see oli suur niisugune mõtlemine või kahtlemine, kas ikkagi võib klassitsistlikku mööblit teha, sest keegi ju seda praegu enam ei tee. Aga lõpuks võitis ikkagi Johann Schultz ja ma arvan, et tema seina ees on parem ikkagi klassitsistlik mööbel, mis on ju ka lõpuks kaasaegselt käsitletud. Žürii oli väga üksmeelne, et unikaaleseme preemia läks tegelikult mitte ühe, vaid mitme esemest ehk kogu selle toa koosluse eest, kus on siis see salapärase nimega settee ehk pikk diivan, sekretärlaud ja siis need eriti piduliku välimusega tribulised kapid, mis need olidki õhtukleidi ja frakikapid. See on väga muljetavaldav kooslus ja ei tekkinud üldse küsimust siia tuppa tulles kogu žüriiga, olles vaadanud erinevaid esemeid, et kuidagi see üldine kompositsioon ja see klassitsistlike printsiipide küllaltki truu jälgimine ja samas sellised väiksed moodsad detailid ja see puidukooslus ja mis siin salata ka hea teostus, tehniline, kõik kokku oli nagu niivõrd tugev, selge ja siia sellesse interjööri hästi istub, et polnud mingit küsimust. Publitsistika aastategija on Leonhard Lapin, Millenniumi projekti Eesti 20. sajandi ruum, näituse ja ligi 400 leheküljelise kataloogi koostamise eest. Selle projektiga oli väga palju tegemist, sest et kõigepealt me 1 aasta pühendasime sellele, et ma tellisin siis 9 autorilt, kelle hulka kuulusin ka mina, tellisin need kirjutised Eesti 20. sajandi ruumist erinevatelt autoritelt erinevad perioodid. Siis me muidugi need tekstid toimetasime, tõlkisime inglise keelde, sest väljaanne ise ilmus 2 keeles ja siis teine aasta siis sai pühendatudki just sellele näitusele ja väljaandele 20. sajandi ruum, nii et nende esimese aasta materjalide põhjal me siis teoreetiliste materjalide põhjal siis koostasime selle näituse, kogusime fotomaterjali, tohuta fotomaterjali, selleks oli isegi mul üks selline agent nagu üks sõber, kes siis käis mööda Eesti antikvariaate ja raamatukauplusi ja otsis siis vastavalt minu nimekirjale unikaalmaterjale, nii et me saime nii näitusele kui ka sellesse väljaandesse saime küllaltki palju unikaalset materjali, mida on siis hiljem uurijad kasutanud ka oma uuemates väljaannetes. Nii selle 20. sajandi ruumi näitus kui ka see raamat on oluline veel sellepärast, et meil pole tegelikult ju arhitektuuri ajalugu. Viimane Eesti arhitektuuri ajalugu ilmus aastal 56, ta on aegunud, seal on väga vähe materjali, eriti 20. sajandist ja see väljaanne ja see näitus korvavad seda puudujääki nii kaua, kui see arhitektuuri ajalugu ükskord uuesti valmis tehakse ja teda tegelikult tehakse praegu. Auhinnad jagatud, oli meil põhjust lahkuda, et asjaosalised saaksid omakeskis pidu jätkata, kas siis üksteist õnnitledes või arutledes, kuidas ise tuleval aastal Sisearhitektide Liidu auhinda saada.